Head vaatajad, täna teeme midagi erilist, täna hakkame aiamaja värvima. Meelis, aga ta on niigi ilus ju, miks sa seda värvida tahad? No ütleme nii, et meil on vaja saada see maja nüüd samasuguse tooniga, nagu on juba elumaja kõrval. Nii, ja mis selleks teha tuleb? No selleks tuleb kõigepealt siis sama toon valida ja valime tooni alati välisvärvikaartis, kuna tegemist on õuemajaga. Kui nüüd toon on valitud, siis tööetapid on pesemine, puhastamine, siis edasi teibime, katame natukene ja värvime. Pesemiseks kasutame Special Cleani, mis on leelisiline puhastusvahend. See siis võtab lahti kõik musta ja tolmu ja rasva, mis seal on võimalikult. Ja kui on nüüd päriselt sellised hallitunud pinnad, siis on tegelikult õige vahend on veel Tikkurila Homen Poisto. Ja tegelikult on ka selline õige hari peaks olema, on ju? Just nimelt, et harja puhul on see oluline, et oleks selline tugevate harjastega. See siis võtab nagu hästi lahti ja mis veel tegelikult konkreetselt selle harja puhul on nüüd hea, et sa saad ka kahe käega nii-öelda peale suruda, et on mugav töötada. Ja segu tegemisel väike nipp, head vaatajad, kõigepealt panna vesi ja siis alles vahend. Täpselt nii, et kõigepealt vesi, siis vahend vastupidi tehes ta hakkab lihtsalt vahutama. Ja pesemise puhul siis on niimoodi, et kõigepealt teeme seina märjaks, kanname vahendi peale, vahendi kanname peale suunaga nii-öelda alt ülesse, et kogu aeg värske voolab alla ja hiljem loputades siis, kui on juba ära ka harjatud ja nühitud, siis loputame veega ülevalt alla. Ja harjamise puhul on siis see, et piisavalt tugevalt, et tunned, et kohe mustus läheb ära, aga ütleme nii, et auku seina sisse pole ka mõtet nühkida. Kui nüüd sein on pestud ja kuivanud, siis vaatame üle, eemaldame vaigu, kui on, ning kui on ka lahtist värvi, siis eemaldame ka selle lahtise värvi. Ning kui lahtine värv on eemaldatud, siis on puit alt paljas. Ja võt see paljandunud puit, võt selle peab nüüd immutama eraldi spetsiaalse immutusainega Villa Protect. Ja katmise juures on oluline, et sa kataksid kinni kõik need osad, mida sa ei värvi ning teipimisel kindlasti jälgid, et see teip oleks tihedalt, et see värv sinna vahele ei lähe. Ja täna me kasutame värvimiseks Villa Ultimat. Villa Ultima on selles mõttes nagu kõige parem värv siia, et esiteks ta peab hästi kõva vastu, kuni isegi 15 aastat. Teiseks ta hoiab väga hästi ka tooni, eriti me siin ka värvime hästi tumeda tooniga. Ning pinnale kandmine on mugav, ta ei pritsi, ei tilgu, nagu värv olema peab. Ja töövahendiks kasutame sellist fassaadipintslit, mis on hästi mahukas, võtab palju värvi sisse, annab hästi värvi välja, roostevabast metallosadega, ergonoomiline. Ja lisaks on tal ka veel kaasas selline vutlar, ehk siis kui sul tekib paus, päev või mõni, paned siia vutlarisse ära ja kuiva ja kuni isegi 2 nädalat püsib ta siin. Ja värvi kanname kuidas siis? Ülevalt alla pikki lauda? Värvi kandmine käib jah, hakkame ülevalt alla tulema ja pikki lauda ja kanname värvi pinnale ja siis tasandame ühes suunas. Ja värvime siis alati 2 kihis. Ning selle pintsli puhul on veel see asi ka hea, et tihtilugu on kõrgemad kohad, kus on vaja ligi pääseda, siis paneme lihtsalt sellise pikendusarve ja saamegi värvida. Ja kui nüüd 2 kihti on tumedat värvi värvitud, siis jääbki veel ainult valge värviga piirded ja aknaliistud. Ja kui nüüd teilgi on vaja seal kodus värvida ja või värskendada, siis hakake aga pihta. Ja kui nõu on vaja küsida, siis meie värviliin 12 011 tasuta sa võite helistada ning meil on tulemas ka välisvärvimise veebikoolitus 20. mail. Ning sinna koolitusele saab registreeruda läbi meie kodulehekülje tikkurila.ee.